Tšauki karlikad ja tere tulemast tagasi mu kanalile ja täna üle pika aja me reageerime taas kord teie elu kõige piinlikumatele momentidele. Te saite minu Instagramis kirjutada siis teie elu kõige piinlikumad momendid ja selles videos taas kord me reageerime nendele. Seega, cringe-rong valmis ja hakkame sõitma. Õppisin tollel hetkel täiskasvanute gümnaasiumis. Vajasin füüsikatunnis abi ning kutsusin õpetaja enda juurde. Füüsikaõpetaja oli vanem meesterahvas nagu füüsikaõpetajad enamasti ikka. Hetkel, kui hakkasin probleemi kirjeldama ja talle otsa vaatasin, purskasin nii kohutavalt naerma ei millegi peale ja õpetaja vaatas mind nagu poole toobist. Pidin klassist välja minema, sest edasi naersin juba selle situatsiooni peale ja ei saanudki tunni lõpuni naeru pidama. Väga piinlik oli ja õpetajast oli kahju. Mis ta küll sellel hetkel arvas? Kõige hullem on alati klassis naermine, eriti kui õpetaja midagi küsib või midagi seletab, siis on kõige piinlikum alati mul ka mäletan kooliajast, et alati kui midagi naljakat õpetaja ütles või tegi või lihtsalt oli, siis ma hakkasin naerma, sest üldse tõsised olukorrad või sellised vaiksed olukorrad. Kui mul mingi naljakas mõte on pea, siis muidu ma hakkan ise ka naerma ja eriti see on täiskasvanute gümnaasium. Tihti juhtunud nii, et ma olen omas mullis ja siis õpetaja küsib midagi ja ma hakkan rääkima, aga räägin hoopis muust asjast. Ma arvan, et väga paljudel on see sama olukord olnud, eriti mul ka. Minu kõige piinlikum moment on see, et ma kõndisin öösel unes ja siis ei teadnud, mida ma siis korraldasin ja hommikul selgus, et ma olin kusenud enda riidekappi. Ma ei taha vanu asju tuletada meelde. Okei, kui vana sa siin olid? Ma igaks just kontrollin, aga... Jätkame. Töötasin hotellis toateenindajana. Ühel päeval olin tavapäraselt tube koristamas, mul oli nimekiri ruumidest, mis tuli selle päeva jooksul puhastada. Läksin ühe toa ukse juurde, vaatasin, et uks oli lukust lahti ning sisenesin. Loomulikult eeldusel, et inimesi enam sees ei ole. Sekund peale ukse avamist ma sulgesin selle. Minu ehmatuseks vaatasid mulle ruumist otsa 2 paljast inimest voodil. Ma olin järgmine tööpäeva ehmunud näoga ning püüdsin piinlikku olukorda peast kustutada. Kas seal ukse peal on siis sellist silti, et nagu ärge palun segage? Ja miks see uks üldse lahti oli? See võis olla maks piinlik. Olin ka eelmine nädal hotellis ja siis kui ma magasin mingi kella 11 aja hommikul, siis koristaja tuli ka uksest sisse mingi tere, kas te magate? Olin nagu jaa, ma magan, minge palun ära, aitäh, ei ole vaja koristada, head aega. Need koristajad, nad tulevad sisse. Ma arvan, et kõik koristajad on näinud mingit siukest vaatepilti pealt. Kui ma rääkisin oma tunnetest ühele kutile ja tal ei olnud samasid tundeid, oli mul väga piinlik, aga me oleme siiani väga head sõbrad. Feel you. Oma tunnetest rääkimine on väga raske, eriti kui seda teeb esimest korda. Aga kui on selle esimese korra ära teinud, siis ei olegi enam nii hull tegelikult. Aga põhimõtteliselt iga kord, kui ma olen rääkinud, siis ma olen korvi saanud. Seega, see ei ole piinlik. See on hea, et saad südamet nagu ära räägitud selle, sest muidu saad terve elu lõpuni nagu crashikid seda inimest. Aga kui saad ära räägitud selle asja, siis nagu vähemalt tead, et nagu millised feelingud tal on sinu vastu. Ja kui need ei ole nagu matchivad, siis pole hullu. Me elame siin maailmas ainult ühe korra. Pigem räägi enda tunnetest, kui et võtaksid need endaga hauda kaasa. Ühel päeval koolis me naersime vanade piltide üle ja mu klassivend pani ühe õpetaja pildi mu telefoni taustapildiks ja muidugi suutsin oma telefoni sama päeval koolis ära kaotada. Kuna ma teadsin, et leitud asjad viiakse koolis valvelauda, läksin sinna küsisin, kas siia on mingisugune telefon toodud ja ta valvelaua tädi küsis, mis su taustapilt on. Eks ma siis pidin ütlema selle õpetaja nime. Siis käskis ta mul telosse sisse veel ka minna ja see olukord oli juba niigi piinlik. Ei olnud siis mul oli sees täpselt sama taustapilt. Ei! Mõtle, kui see valvelaua tädi räägib pärast selle õpetajaga ja mingi, et kuule, selle õpilasel oli sinu pilt taustapildina, et kas ta on sinu laps? Sa ei ole... Ükskord ma olin koolivetsus ja keegi oli ühte kabiini kakat seinale määrinud. Mul oli nii kange häda ja teised kabiinid olid kinni, et ma otsustasin sellest kakast mitte välja teha. See haises kohutavalt, aga kuidagi sain oma häda tehtud. Kui kabiinist välja läksin, tuli just üks õpetaja sisse ja läks sinna samasse kabiini, kus ma olin just olnud. Ta tuli sealt kiiresti välja ja hakkas mu peale karjuma. Siis küsis ta, mis klassis ma olen ja kus mul tund hakkab. Ma siis ütlesin talle, ta võttis mu randmes kinni ja see oli väga valus, sest mul on randmes liigese põletik ja see just siis valutas. Me läksime mu klassi, mu õps oli seal, ta hakkas seletama, kuidas ma määrisin kakat seinale. Terve klassi vaatas mind, sest ta karjus terve klassi ees. Lisaks oli klassi uks pärani lahti, nii et ka terve koridor kuulis kõike. Mul oli nii piinlik. Kui ma lõpuks selgeks tegin, et ma pole seda teinud, läks see õps minema. Ta isegi ei vabandanud. See oli väga piinlik ja kogu ülejäänud aasta kutsuti mind kakamäärijaks. Issand jumal, milline õpetaja.
see ei tohiks olla lubatud. Ilma asitõenditeta ta lihtsalt teeb lapse margi täis. See ei ole kindlasti okei. Ja siis õpetajad imestavad, miks lapsi kiusatakse. See lihtsalt ei ole aus. Olin umbes 3-4 aastane, kui see lugu juhtus. Olin koos oma emaga ja me sõitsime bussiga koju, kui ühes peatuses tuli üks vanem naine bussi peale ja ma karjusin üle bussi: vaata, vanamutt tuli surnuaiast. Ma ei kujuta ette ka, kui piinlik mu emal olla võis. Ikka vist oli, kui sa kõva häälega karjusid. Ja see vanamutt kuulis. Või no vabandagi, vana proua kuulis. Lihtsalt pigem oleksite pidanud jääma järgmises peatus maha. Ja by the way, väike reklaamklipp siia vahele. See telefon on saadud Swapilt ja see on mu üks kõige lemmikumaid brände, mis üldse olemas on. Swapi on siis Soome firma, mis müüb edasi kasutatud iPhone. Ja see telefon on ka kellegi kasutuses kunagi olnud, aga nad teevad seal tehases täiesti uueks. Seega, see on täpselt nagu uhius telefon ja palju soodsam kui poest ostes. Seega, ma ei saa aru, miks inimesed ostavad üldse nagu poest tuttuusi telefone, kui sa saaksid turvaliselt ja keskkonnasõbralikult osta midagi veel soodsamat. Nende käest ma sain siis iPhone 12 Pro ja vaadake, see on nii ilus. See peaks kuldne olema, aga see näeb siin valge välja, siuke hall. See on kuldne tegelikult. Uskuge mind. Ma sain selle posti 3 päevaga. Nad on kiired, nad on turvalised, nad on keskkonnasõbralikud, nad on soodsad, ehk siis kõik, mida mina vajan. Seega, kui te tahate ka endale uut iPhone'i, siis Swapilt saab need kõige odavamad ja kõige paremad. Link on all, kui soovite rohkem informatsiooni. Mu kooli bussijuht sattus erasõidukiga väikesesse avariisse. Ei midagi hullu, aga ta viidi haiglasse 9 ööks jälgimisele. See bussijuht oli ka mu klassiõe isa, nii et ma rääkisin temaga vahepeal Facebookis. Ta oli mu vestluse ajaloos olemas. Samal ajal, kui tema haiglas lamas, millest mina midagi ei teadnud, leidsin ma ühe Delando Boxi video, kus tehti nalja halbade autojuhtide kohta. See oli minu meelest naljakas ja kuna mu ema on väga halb autojuht, tahtsin ma talle selle saata. Aga mu ema ja selle bussijuhi nimed on mõlemad sama pikad ja algavad sama tähega ja neil mõlemal on ühte värvi profiilipildid, nii et tihti saadan ma neile kogemata asju, mis pole neile mõeldud. Nii ka seekord. Saatsin bussijuhile selle video. Kirjutasin juurde veel, et see täpselt nagu sina. Ja kui ta hommikul koju sai, oli see esimene video, mida ta nägi. Ta veel kirjutas mulle vastu, sa mõnitad mind või? Õnneks naljaga. Ülipiinlik oli. Kuidas selline asi saab üldse juhtuda? Õnneks ta ei ole sulle nagu nii võhivõõras, et see nagu, sa saad selle talle seletada selle olukorra. Ma tahtsin tunnis õpetajat kutsuda, aga ütlesin õpetajale issi ja terve klass hakkas naerma. See on täitsa okei. Mina olen Soomes koolides asendusõpetaja ja üks 7-aastane tüdruk ütles mulle kogemata issi ja see oli minu meelest nii armas. Tegelikult ma võiks rääkida enda piinlikudest lugudest ka teile. Nii, nüüd tuleb Karli jutupaus. Üsnagi piinlik lugu juhtus minuga siis paar kuud tagasi ning kutsuti Tulilind filmi esilinastusele. Seal on kõik punased vaivad ja kõik lahe asi, eks ole. Ja siis minu kinnisidee oli pärast filmi püüda see filmi režissöör Peeter Rebane kinni ja tänada kutse eest ja rääkida siis sellest filmist muljeid. Pärast filmi hakkas siis suur rebasejaht. See saal oli paksult tuntud inimesi täis ja ma üritasin igalt poolt teda leida ja Mari-Liis Kaer ja Peika isegi aitasid mul teda leida. Ja siis järsku ma vist leidsin ta, aga ta rääkis kogu aeg mingit teiste inimestega. Kogu aeg ta pere oli siin ümber ja kogu aeg kõik tuli kallistama, kätt suruma. Ma mõtlesin, issand, ma kunagi ei saagi ta juures, alati kui ma hakkasin ta juurde minema, siis keegi teine tuli vahele sinna. Ma olin nagu okei. Rahune Karl, kogu endale julgus. Ma mõtlesin teksti kõik ilusti peas valmis, mida ma kõik ütlen talle. Ja lõpuks ma kogusin julguse kokku, ütlesin Mari-Liisele, nii, ma lähen nüüd. Koputasin talle õla peale, surusin kätt, ütlesin, tere. Ma tänan kutse eest ja see film oli tõesti, see oli väga muljetavaldav ja väga sügavamõtteline ja väga hea film. Aitäh teile. Ta oli mingi, et jah, aitäh. Ja mõtlesin, et okei, ju siis me vist ei räägi rohkem siin midagi, et nagu okei, et siuke kiire vestlus, et nagu siuke, ju ta siis oli tagasihoidlik. Mari-Liis ütleb, et nii Karl, sa oled nii tubli, said hakkama, nüüd võime ära minna. Aga siis ma ütlesin, et ei, seal on šampust, võtame kiiresti sealt šampust enne kui me ära lähme. Ja sama sekundil ma lähen, siis võtan seal šampust seal ja vaatan, et šampuse lauas on täpselt samasugune mees, kellega ma just rääkisin seal. See sama Peeter Reban oli järsku selle paari sekundiga kasvanud 20 centimeetrit pikemaks ja ta oli ka pintsaku ära vahetanud. Ja kõik kätlesid ja kallitsasid ka teda. Ja selle hetkel ma sain aru, et ma ei rääkinud Peeter Rebasega. Ma sain teada, et tal on kaksikvend. Ja selle sama sekundil, kui ma sellest aru saan, ma hakkan nii metsikult naerma, et see šampus seal klaasis lendab mulle kõik näkku, ma olin üleni märg ja Mari-Liisi ja ta Peikaga olime täiesti naeruhüsteerias koos. Rebane mu kõrval, see õige Rebane, original Rebane on mu kõrval ja ma üritan koguda ennast nagu sellest naerust. Kõik inimesed kallistavad ja teda minu kord hakkab tulema, ma olen ikka veel nii naerukates. Ma pühin šampuse näost ära ja lähen õige Rebase juurde, tere, sama tekst uuesti lihtsalt. Ja temaga
meil oli isegi pikem vestlus. Hiljem ma rääkisin sellest loost enda Instagrami stories ja üks inimene tegi minuga seal pilti selle esilinastusel. Siis ma ei pannud tähele, kes oli, aga kui ma olin positanud need story'd enda Instasse, mis just juhtus, siis see tüdruk, kellega ma pilti sealt saalis tegin, kirjutas mulle, et see oli ta isa. Vaadake, nad on nii sarnased. Nagu öelge mulle, et te ajaksite ka nagu nad sassi oma vahel. Et see oli veitsa piinlik. Aga vähemalt mul on nüüd naljakas lugu rääkida alati. Ma arvan, et nüüd on hea aeg lõpetada see video ära. Thanks, et vaatasite, pange kindlasti like, kui tahate näha 3. osa. Kohtume siis tuleviku videotes ja kindlasti uurige Swapi kohta ka. Link on all. Davai, tšau!